Sinilill tähistab tänu ja tunnustust kõigile Eesti meestele ja naistele, kes on tugevdanud meie julgeolekut või saanud vigastada Eesti Kaitseväe teenistuses või Kaitseliidu sõjaväelisel väljaõppel. Iga sinilille märk on unikaalne käsitöö, mis tähistab tänulikkust, isamaalisust ning turvatunnet, mida veteranid meile pakuvad. Rinnamärgid on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti. Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras avas 21. aprillil veteranipäeva eel Eesti Sõjamuuseumis Maarit Murka maalinäituse Operatsioon, mis kujutab Eesti sõdureid ja neid ümbritsevat keskkonda Afganistanis. Moodsa meedia ajastul võib tekkida tunne, et maali ei ole enam vaja, aga maalid ei kao kuhugi ja nende tähendus ei vähene. Maalid käivad põlvest põlve ja käest kätte ning hoiavad väärtusi, ütles Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras. Veteranide nädal oli sisustatud erinevate üritustega. Nii näiteks oli võimalik veteranidel osaleda Männiku laskeväljal veteranide laskevõistlusel. Sihtasutuse Karolin Illengeri fond eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. Sinilille jooksul osales 6 erinevas võistlusklassis kokku 243 võistlejat, lisaks 100 spordisõpra, kes jooksid ilma ajavõtuta. Veteranipäeva hommikul õnnitles Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras Afganistanis teenivaid kaitseväelasi veteranipäeva puhul. Hoidke lippu kõrgel, tervitan teid kõiki veteranide päeva puhul. Välisoperatsioonidel langenud kaitseväelastele pühendatud mälestusmärgi avasid Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras. Paldiskis avatud mälestusmärk toodi Afganistanist Helmandi provintsist, kus vabariigi president selle 2010. aasta oktoobris avas. Taas avatud mälestusmärgile on kantud kõikide välisoperatsioonidel langenud kaitseväelaste nimed. Veteranipäeval ei unustatud ka neid, kes on oma elu andnud Eesti eest. Neid mälestati jüripäeva jumalateenistuselt Tori sõjameeste mälestuskirikus. Me ei unusta kunagi oma langenud võitluskaaslasi ja nende lähedasi, rõhutab Eesti kirikule antud usutluses nooremveebel Rasmus Penno. Veteranipäeva eelviimaseks ürituseks võib lugeda Nokia kontsertisaalis toimunud veteranide vastuvõttu, kus tunnustati Männiku laskeväljal toimunud veteranide laskevõistluse parimaid. Parima tulemuse sai veebel Gabriel Parm 178 silmaga. Veteranipäeva kulminatsiooniks võib lugeda kindlasti Vabaduse väljakul toimunud veteranirokki, kus sai kuulda esinemas Metsatöllu ja Tanel Padaränte Sanni. Kontsert oli tasuta ja üliedukas. Seda käis kuulamas pea 15 000 inimest.